Paljud koolisööklad on hädas, sest iga päev jõuab õpilaste taldrikutelt 10 kilosid toidujäätmeid prügikasti. Nad kipuvad ahnitsema ja pärast ka rohkem jäätmetesse tooma. See on päris hirmus ka mõelda, et kui palju tegelikult me toitu raiskame, et me saame palju teadlikumad olla sellistest teemade kohta. Et just õpilaste teadlikkust tõsta, viib Eesti suurim koolitoitlustaja Daily sel nädalal läbi võistluse, kaaludes iga päev ligi 80 koolisööklas tekkinud toidujäätmete kogust ja nädala lõpus selgub võitja ehk kool, kus õpilase kohta raisatakse kõige vähem toitu. Nii, siin seinal ongi siis see tabel, kuhu iga päeva lõpus märgitakse, kui palju toitu ära visati. Eile oli see number 10 kilo ja sööklajuht ütleb, et tegelikult on see number suhteliselt hea, sellepärast et koolis sõi pea 600 õpilast ja see teeb siis kuskil 16 grammi õpilase kohta. Eks siin tekib ka selline võistlusmoment, et on tabel on seina peal, et siis on nagu sellist väikest võrdlust näha, et ohoo, et mis see on, et siis saab nagu võrrelda, et palju siis kool täna, palju homme ja palju ülehomme siis jäätmeid, palju meil läks siis sinna kaalumisse. See on 3. aasta, kui projektis osaleb Tartu Raatuse kool ja juhtkonna sõnul on juba näha positiivseid muutusi õpilaste käitumises. No ma olen alati öelnud, et plangu värvimine käib kahelt poolt ja ma arvan, et kui kodus räägitakse, sellest koolis räägitakse, siis jõuab lõpuks kohale ka. Ma üritan vähem toitu ära, et tõsta nii palju ainult kui ma ära söön. Kuidas koolitoit sulle maitseb? Hea on üldiselt. Mis lemmiktoit on? Leib. Aga kui me räägime praadidest ja suppidest? Pikk poiss ja makaronid. Kui me lähtume sellest, et me ei õpeta aineid või me kasvatame inimesi, siis igasugused sellised projektid aitavad mingil määral muuta lapse mõtteviisi. Ja kui natuke sellest paremaks läheb, siis me oleme rahul. Daily korraldab raiskamisvastast võistlust 5. aastat ja see on ka teistes koolides olnud edukas, sest ainuüksi esimesel aastal vähenes toidujäätmete maht 20%, aasta hiljem veel 10% ning pärast seda veel umbes 5% aastas. Meil on ka need infotabelid, et tõsta toitu endale nii palju, kui sa jaksad ära süüa ja me ka seda siis pidevalt ka rõhutame, et tõsta siis nii palju, kui sa jaksad ära süüa, sul on alati võimalus endale juurde võtta. Läinud aastal võitis võistluse Tallinna Tõnismäe reaalkool, kus kaalumise nädalal tekkis toidujäätmeid vaid 6,6 grammi ühe õpilase kohta päevas.